FC Flora peatreener Norbert Hurt, on mul õigus, et täna oli üks selline päev, kus päeva lõpuks oli kõige olulisem see, et me saime 3 punkti? Ja igal juhul, et ka viimase vahetusega üritasime selle keskele rohkem jõudu saada, et Luigendi panime kaitselt mängima Brendi kõrvale ja eesmärk oli kindlasti taga korras hoida. Pärast seda väravat Narva pani surve peale ja meie mäng kuidagi jäi nagu seisma, et mida sa nägid seal, et mis asi ei toiminud sel hetkel? No põhiprobleem oli meil keskel, et me ei jaganud mängijad ära, et nad said äärest väga kergesti selle palli keskele viia ja sealt juba muutus nagu olukord ohtlikuks meie jaoks. Natuke andsime korrektuure, siis saime ühel hetkel ise initsiatiivi enda kätte. Saime mängu paremaks, aga no ütleme, et see oli nagu mingis mõttes ka natukene ette näha, et on asju, millega oleme tööd teinud ja lihtsalt teeme tööd edasi. Meil on sel aastal 2 väga head väravahti, täna sai Stanislav võimaluse ja tegi väga hea mängu. Jah, aitas meeskonna, tõi raskeks olukorrast meeskonna välja, seal hoidis taga 0, nii et kindlasti võib tema tööga rahul jääda. Narva on mänginud sel aastal ebastabiilselt, et siin mõne väga üllatusliku tulemuse teinud, samas kaotanud lihtsaid punkte, et milline see Narva täna sinu silme läbi oli? No ma arvan, et sellised meeskond, kes nagu allpool paiknevad, nendel ongi see, et üles minnakse tugevalt mängima, kaitses tõenäoliselt on pearõhk neil on ju ja aga kui nad peavad ise ka mängu ehitama, palli valdama, siis teinevalt midagi see mäng keeruliseks nagu Kalevi vastu tõenäoliselt olid, just Tallinna Kalevi vastu. Nii et ega ongi siin allpool, ma arvan, kõik on sellised ootamatud ja täna ka, et Narva ikkagi pani oma käigud kinni ja mängis küllaltki jõuliselt, et on näha, et on mänge, kus ta kindlasti võib väga hästi hakkama saada. Mis täna platsil toimunust meeldis sulle? Mulle meeldis nagu alustamine, et me saime rohkem initsiatiivi, aga me jällegi ei saanud piisavalt palju teravust, et võib-olla keskel oleks tahtnud rohkem toetust ründajatele saada ja hakkasime liiga palju pusima keskelt seda palli läbi, et poolel tegime natukene korrektuuri ja äärd muutsime teravamaks ja hakkasid momendid tekkima. Et hea, et see, et me suutsime nagu teha muutusi, mis jälle mängu nagu elu sisse tõid. Muidu samas ongi, et ega esimene murumäng ka, et ega see pall liigub teistmoodi ja kontroll on teistmoodi, väljak on pehmem ehk, et mõjutab mängutempot ja kõike, mis me oleme harjunud mängima kõrge tempoga, et nüüd siin oli siuke unnutavam ja siis muutud ise kärsitumaks, tahad rohkem, nii et eks siin mitmed tegurid olid nagu, mis tegid selle mängu pingelisemaks, aga eks nüüd tuleb hakata samal harjuma. Juba reedel järgmine mäng Tallinna Kaleviga, kes täna tõestas, et suudab tugevatega mängida küll, Nõmme Kalju võitis neid vaid 2-1. Jaa, ei mõtlengi, et siin ikkagi iga satsi vastu lähed sa täiskonstratsiooniga, nii et me jällegi teeme oma tööd edasi, nädal aega saame oma mängu lihvida ja et olla kindlasti Kalev vastu jälle heas löögijoos. Aitäh!